Viimased 2 aastat on sulle öeldud, et sinu palk on sinu ettevõtte bilansis suurim kohustus. Sul on öeldud, et tehisintellekt tuleb sinu töökohta üle võtma. Digitaalne töötaja on lõpmatult odavam kui inimtöötaja. Aga Microsofti ja Uberi juhatuse ruumides on midagi just muutunud. Kulisside taga keerab Microsoft omaenda sisemise tehisintellekti tööriistad kinni ja Uber kulutas kogu oma 2026 aasta tehisintellekti eelarve vaid 4 kuuga ära. Suurinimeste asendamine tehisintellektiga on jõudnud tupikusse. Esimest korda ajaloos oled nüüd sina odavam valik. 2025 aasta lõpus andis Microsoft oma inseneridele ligipääsu Claude Code'ile, mis on üks tugevamaid tehisintellektil põhinevaid kodeerimistööriistu turul. Tuhandetelt arendajatelt, juhtidelt ja disaineritelt paluti anda rohkem oma tööst Claude'ile üle. Selle tulemusena sai tehisintellektil põhinev kodeerimine meeskondade töö lahutamatuks osaks. Tulemused ilmesid kohe. Tööriista kasutamine levis ettevõttes kiiremini, kui enamik inimesi ootas. Seejärel 2026 aasta mais hakkas ettevõtte neid litsentse tagasi võtma. The Verge teatas, et Microsoft tühistas enamiku oma otsestest Claude Code'i otsejuurdepääsudest, suunates insenerid omaenda odavamale tööriistale GitHub Copilot CLI-le hiljemalt 30. juuniks 2026. Kõige rohkem mõjutasid kärped Windows ja Microsoft 365 meeskonda. Ametlikult nimetati seda korrastustööks. Tööriist oli lihtsalt muutunud liiga populaarseks. Mida rohkem insenerid sellele tuginesid, seda suuremaks kasvas arve ja mida suuremaks see kasvas, seda kiiremini Microsoft omaenda inimesed ligipääsust ilma jättis. Tööriist oli lihtsalt liiga hea ja kaugelt liiga kulukas. Tagasipööre lõppes täpselt majandusaasta lõpus, kui ettevõtted hakkavad otsima kulusid, mida kärpida. Inseneride ligipääsust ilmajätmine ei mõjutanud Microsofti panust samale tehnoloogiale kuidagi. 2025 aasta novembris oli Microsoft nõustunud investeerima $5 miljardit ettevõttesse Anthropic, mis on Claude'i looja. Vastutasuks nõustus Anthropic kulutama $30 miljardit Microsofti Azure'i pilveteenuse kasutamiseks. Leping ei muutunud kunagi. See polnud ettevõte, kes oleks kaotanud usu tehisintellekti. Nad uskusid endiselt tootesse. Nad tahtsid endiselt kasu lõigata ootamatust tulust. Lihtsalt nad ei tahtnud ise seda kulu kanda. Ja Microsoft polnud ainus. Sama asi juhtus ka Uberis. 2026 aasta aprillis tunnistas Uberi tehnoloogiajuht Praveen Napolinaga, et ettevõte oli juba kulutanud kogu oma 2026 aasta eelarve tehisintellekti kodeerimistööriistadele. Kogu aasta raha oli 4 kuuga otsas. 2025 aasta lõpus jõudis kasutuselevõtt umbes 5000 insenerini ja kasutuselevõtt kasvas kiiresti. 2026 aasta veebruaris kasutas umbes 32% inseneridest Claude Code'i. 2026 aasta märtsiks oli see juba 84%. Uber oli seda julgustanud, ehitades isegi edetabeleid, mis järjestasid meeskondi tehisintellekti kasutamise järgi. Kasutamisest sai võistlus ja siis sai raha otsa. Tavaline insener kulutas $650–250. Kõige aktiivsemad kasutajad jõudsid $500–2000 igaüks. Naga ise kulutas 2 tunni pikkuse demo jooksul $1200 tokenite peale. Kui edetabelid sundisid iga meeskonda kõrgemale tõusma, kasvas koos nendega ka igakuine arve. Keegi ei peatunud, et küsida, kus on lagi. Uberi tegevjuht ütleb, et tehisintellekti agendid kirjutavad nüüd umbes 10% nende koodist. See teeb päris tööd, kuid tegelikku kokkuhoidu pole. See on nagu pere, kes kulutab 25 aasta hüpoteegifondi 1 nädalavahetusega toidule. Selline näeb välja Uberi 4 kuu kokkuvarisemine. Uberi tegevjuht Andrew McDonald kirjeldas neid numbreid kui pea plahvatab. Kõigi nende tokenite eest, mida tema insenerid kulutasid, ei suutnud ta välja tuua midagi, mida kliendid oleksid tundnud. Meile öeldakse, et tehisintellekt aitab raha säästa, asendades kallid inimesed, kuid tegelikkus on hoopis teistsugune. Kõrgetasemeline tehisintellekti agent võib iga lõpetatud ülesande kohta tekitada märkimisväärseid varjatud kulusid võrreldes noore arendajaga, keda ta asendab. Need on maailma rikkaimad ja arenenumad ettevõtted, kuid nad ei suuda omaenda tehisintellekti töös hoida. Kogu tööstusharu on endale sisendanud, et see on tulevik. Selle asemel peavad nad nüüd arve maksma. Aastatel 2025–2026 muutsid tehnoloogia maailmas suurimad nimed tehisintellekti kasutamises spordiks. Amazoni töötajaid survestati saavutama enne token maxi, mis tähendab võimalikult paljude tokenite läbipõletamist. Ja see on probleem. Rohkem tokeneid tähendab kuu lõpus suuremat arvet. Amazoni sõnum ei olnud kasutada tehisintellekti targalt, vaid kasutada seda rohkem. Metas lõi üks töötaja kasutajate tabeli nimega Claudianomics, kus järjestati töötajaid selle järgi, kui palju nad tehisintellektile kulutasid. Rohke kasutamine muutus auasjaks. Insener, kes saatis kõige rohkem käske, ei paistnud raiskavana. Ta nägi välja nagu tulevik. Meta nägi hiljem selles ohtu ja eemandas tabeli. See tekitas ühishüve tragöödia. Kõik kulutasid ressursse isikliku kasu nimel. Üksiku inseneri jaoks tundus üks lisakäsk peaaegu tühisena, sest see praktiliselt oligi nii. See oli murdosa sendist. Seega keegi ei kõhelnud, keegi ei küsinud, kas seda käsku oli vaja. Ja iga kord pöördus igaüks masina poole.
see tõi neile edetabeli punktid. Keegi ei peatunud ega vaadanud suuremat pilti, kogu summat. Ja see summa oli karm. Üks süütu käsklus, tuhanded töötajad, miljonid ülesanded iga päev. Kõik see kasvas numbriks, mida keegi ei suutnud kaitsta. Aga vestlusrobotid olid alles soojendus. Töötaja, kes kasutab vestlusakent liiga palju, on kallis harjumus, mitte oht ettevõtte ellujäämisele. Tõeline oht saabus siis, kui needsamad töötajad lõpetasid AI-ga vestlemise ja lasid selle lihtsalt vabaks. See muutis kõike. Tavaline vestluse käsk on üksainus, korralik vahetus. Sina küsid, mudel vastab, arvesti liigub korra. Agent on aga hoopis teistsugune tegelane. See ei vasta küsimusele, vaid ajab eesmärki taga. Anna talle programmeerimisülesanne ja ta töötab iseseisvalt. Loeb koodi, koostab plaani, kirjutab muudatused, käivitab testid ja proovib uuesti, kui midagi katki läheb. See tsükkel jätkub, kuni agent otsustab, et töö on tehtud. Iga samm maksab raha, nii et üks agenti ülesanne võib neelata palju rohkem arvutusvõimsust kui lihtne vestlus. Tüüpiline ülesanne kasutab 5–30 korda rohkem märke. Halvimal juhul võib see raportite järgi tõusta isegi üle 1000 korra. Ja kõige kallim osa pole mitte see töö, mis õnnestub, vaid see, mis ebaõnnestub. Swebench on tööstuslik test, mis on koostatud päris tarkvara vigadest, mille iniminsenerid pidid kunagi käsitsi parandama. Parimad agendid lahendavad praegu vähem kui 50% testidest. Agent leiab vea, pakub paranduse, käivitab testid ja ebaõnnestub. Nii et ta mõtleb uuesti, proovib uut lähenemist ja ebaõnnestub jälle. Raske viga võib tähendada 5–10 täispikka katset, millest igaüks maksab umbes sama palju kui esimene, enne kui agent lihtsalt loobub või kutsutakse inimene seda parandama. Kujutage ette torumeest, kes küsib iga kord täis hinda, kui ta oma mutrivõtme maha pillab, esitab arve iga käigu eest oma kaubikusse ja jätab toru ikkagi lekkima. Te ei nimetaks seda ajavõiduks, te nimetaksite seda petuskeemiks. Ja suurettevõtte mastaabis on see ebaõnnestunud agendi ülesanne täpselt sama. Täishind maha pillatud mutrivõtme eest, ilma igasuguse lubaduseta leket parandada. Isegi kui ühe tokeni hind langeb järjest, ja see kindlasti langeb, ei muutu probleemid, sest asi pole kunagi olnud ainult ühes tokenis. Keybid, mis tehisintellekti käitavad, kulutavad elektrit ja palju ning see on kulu, mida keegi ei saa lihtsalt ära unustada. Kui üks ainus vestluse käsk on nagu laualambi sisselülitamine, siis tehisintellekti agent on nagu terve staadioni valgustamine ühe inimese jaoks. Brian Catanzaro on Nvidia rakendusliku süvaõppe asepresident. Ettevõte, mille kiibid toidavad tehisintellekti buumi. Nvidial on kõik põhjused väita, et raha pole probleem. Ja siiski ütles Catanzaro Axiosile antud intervjuus, et tema meeskonna arvutusvõimsuse kulu ületab töötajate kulu kaugelt. Kiibid ja energia, mis on vajalikud tehisintellekti revolutsiooni käigus hoidmiseks, maksavad nüüd rohkem kui inimesed, kes selle kallal töötavad. Masin ei ole enam odavaim osa, inimesed on. Tööstus teab seda, mistõttu Microsoft on hõivatud omaenda kiipide disainimisega. Nende uusim Maia 200 loodi selleks, et vähendada nende mudelite käitamise kulusid. Microsofti 2026 aasta aprilli kasumikõnes ütles tegevjuht Satya Nadella, et Maia 200 toodab üle 30% rohkem märke dollari kohta kui vanemad kiibid Microsofti serverites. See töötab juba andmekeskustes Arizonas ja Iowas. See on tõeline edasiminek, kuid siin on üks konks. Kogu riistvara poolt saavutatud kokkuhoid neelavad ära tehisintellekti agentide töökoormused, mis sellele peale pannakse. Kui teed iga tokeni odavamaks, nõuavad agendid neid lihtsalt rohkem. Kokkuhoid kaob juba enne, kui see jõuab lõpptulemuseni. Uuringufirma Gartner ennustas, et aastaks 2030 võib tippmudeli käitamine maksta umbes 90% vähem kui 2025 aastal. See on tohutu langus toore mõtlemisvõimsuse hinnas. Ja siiski ütleb Gartner, et ettevõtete tehisintellekt tegelikult odavamaks ei muutu. Põhjus on sama jõud, mis survestab Microsofti ja Uberit. Agendid kulutavad iga ülesande kohta nii palju rohkem märke, et kasvav kasutus kaalub üles langeva hinna. Tehisintellekti ettevõtetel pole niikuinii eriti põhjust kogu allahindlust klientidele edasi anda. Üks Gartneri analüütik sõnastas selle nii, et juhid loodavad odavale automatiseerimisele. Ta ütles, et odavad igapäevased märgid ei ole sama, mis odav ligipääs kõige võimsamale tehisintellektil. Osa, mis on odav ja osa, mis on võimas, on erinevad tooted. Võimas osa jääb kalliks, samal ajal pole inimeste palgad peaaegu üldse muutunud. Kõrgtasemel tehisintellekti mõtlemise hind pole muutunud, nii et digitaalse töötaja käitamise hind ületab kaugelt selle inimese palga, kelle asendamiseks ta loodi. Sel hetkel hakkavad asjad lagunema. Goldman Sachs tegi arvutused ja leidis, et agentne tehisintellekt võib tõsta globaalset tokenite kasutust 2030. aastaks 24 korda. See tõuseks umbes 120 kvadriljoni tokenini iga kuu. Suured tehnoloogiaettevõtted kiirustavad selle nõudluse rahuldamiseks, investeerides tohutuid summasid andmekeskustesse ja kiipidesse tehisintellekti agentide tuleviku nimel.
Kuid just see nõudlus, mille nimel need ettevõtted kulutavad sadu miljardeid, on sama nõudlus, mis hävitab nende kasumimarginaale. Nad ehitavad tohutute kuludega masinaid, mis iga tööga raha kaotavad. Mitte miski sellest pole uus. See on lihtsalt täismahus kätte jõudnud. Mine tagasi aastasse 2023, kui Microsoft müüs GitHub Copiloti $10 eest kuus. Wall Street Journal leidis, et Microsoft kaotas iga kasutaja pealt üle $20 kuus. Kõige aktiivsemad kasutajad maksid ettevõttele isegi kuni $80 kuus. $10 tuli sisse, 80 läks välja. See oli äriliselt sama, mis müüa $20 rahatähti $10 eest ja lubada see mahuga tagasi teenida. Mida rohkem sa müüd, seda rohkem kaotad. Need varased Copiloti kahjumid olid hoiatus, mida pole kuulda võetud. Üks agent võib ühe ülesandega kulutada sama palju kui vestluskasutaja terve kuu jooksul. Goldman Sachsi raport kirjeldas seda kui liiga suurt kulu ja liiga vähest kasu. Selle raporti taga olev mees, Jim Covello, on olnud kõige häälekam skeptik. Ta märgib, et suured tehnoloogiaettevõtted on teel kulutama umbes $1 triljon tehisintellekti arendamiseks. Aga millist kallist probleemi lahendab kogu see raha? Aastaid on möödas ja endiselt pole lõplikku vastust. Kulutused on tohutud. Tulu on marginaalne ja seda on raske mõõta. Turg ei vähenda lõhet tehisintellekti maksumuse ja selle väärtuse vahel. See liigub hoopis vastupidises suunas ja kiireneb. Terve tööstusharu kulutab triljoneid, et ehitada tulevikku, kus nende enda lipulaev tooted on kindlad kahjumis. Ja igaüks neist läbikukkumistest viib tagasi ühe juurpõhjuseni, mida ükski rahasumma ei suuda lahendada. Kui tehisintellekti süsteemid muutuvad võimekamaks, ei tõuse nende kulud sirgjooneliselt. Need kõverduvad ülespoole. Liikumine vestluses tõelise agendini tähendab arvutuskäikude ja korduskatsete lisamist, kus iga kiht kuhjub eelnevale. Inimesed käituvad teisiti. Töötaja, kes muutub oskuslikumaks, muutub tavaliselt kiiremaks ja tõhusamaks umbes sama kulu juures. Need kaks ei konkureeri samal trajektooril, nad järgivad erinevaid kõveraid. Vähem kogenud töötaja kahekordistab oma tootlikkust ja tema palk vaevu muutub. Agent kahekordistab oma tootlikkust ja tema tokenite arve võid mitmekordistuda. 2026 aasta hindade juures ei ole täielikult iseseisev agent töötajate asendaja. See on luksus. Ettevõte saab seda endale lubada väikestes, kõrge väärtusega valdkondades, kus numbrid klapivad. Aga nad ei saa seda kogu tööjõu peale lahti lasta, hoolimata kogu sellest hüpest. Autonoomse töötaja unistus ei saanudki omaenda kulude tõttu ellu jääda. See ei olekski kunagi toiminud. Inimesi ei säästeta lahkuse pärast ega päästeta ka äkilise korporatiivse meelemuutuse tõttu. Neid kaitseb midagi külmemat ja usaldusväärsemat. Lihtne aritmeetika. Mida targemaks süsteem muutub, seda kallimaks see läheb. Suur asendamine on jooksnud otse vastu reaalsust, millest ükski nutikas inseneritöö sel kümnendil mööda ei pääse. Mida see kõik siis sinu töö jaoks tähendab? Kogu tehisintellekti buumi jooksul kõlas inimene protsessis kui pehme idee, heaolutunde turvaelement, linnuke kastis, et regulaatorid rahulikud oleksid. Enam mitte. Sellest on saanud ainus viis, kuidas see toimib. Suur tehnoloogia kasutab tehisintellekti edasi, suunates seda väikestele odavatele töödele, kus kulud õigustavad vahendeid, kuid unistus odavast tehisintellektist, mis kõik inimesed asendab, on juba läbi. See suri juba nende tühistatud litsentside ja põletatud eelarvete sees, ammu enne, kui see ülejäänud tööjõuni jõudis. Selle asemel on uus ametikoht muutumas kõige väärtuslikumaks kohaks majas, kontrollispetsialist. Keegi, kes jälgib agenti ja tabab selle kohe, kui see satub kulukasse veasilmusesse. Isik, kes kontrollib väljundid ja lõpetab kontrolli alt väljunud protsessi enne, kui selle kuluprojekti pankrotti viib. Nad on ainus asi, mis seisab ettevõtte ja eelarve vahel, mis tühjeneb tsükli järel. Isegi tööstuse kõige häänekamad toetajad kirjeldavad seda tulevikku tahtmatult. Nvidia tegevjuht Jensen Huang ütleb sageli, et ühel päeval töötab iga töötaja kõrval 100 tehisintellekti agenti iga töötaja kõrval, mitte neid asendades. Agentide arv kasvab, muidugi, aga nad kogunevad ühe töötaja ümber, kes on keskmes. Kas masinad loovad väärtust või lihtsalt kasvatavad arvet? Kui see töötaja ära võtta, siis keegi ei tea vastust enne, kui arve saabub ja kahtlus tehisintellekti suhtes levib. Keeleõpperakendus Duolingo läks tugevalt kaasa looga, et tehisintellekt asendab kõik inimesed, kuid hiljem võttis selle tagasi. Tegevjuht tunnistas, et tehnoloogia ei võta tööd üle nii nagu inimesed. Ettevõte loobus isegi reeglist, mille kohaselt seoti tööülevaated sellega, kui palju töötajad kasutasid tehisintellekti pärast seda, kui töötajad juhtisid tähelepanu sellele, et see premeeris lihtsalt tegevust, mitte tulemusi. Seega on töö tulevik segu, mis oli niikuinii tulekul. Kogu selle buumi jooksul öeldi meile, et tehisintellekt on töötegija ja inimesed on lihtsalt kulu, mida tuleb kärpida. See on muutunud. Inimesed on kõige odavam mõtlemismasin maa peal, paindlik mõistus, mis saab hakkama võileive ja ööunega ning ei esita kunagi ettevõttele 1000-kordset arvet lihtsalt selleks, et peatuda ja mõelda. Suur asendamine ei saanud lüüa hirmu tõttu. Selle aristas hoopis arvutustabel ja nendes numbrites peitub üllatav võit tavalistele töötajatele.
Pole ainult Microsoft, kes näeb, mis tulemas on. Kogu tööstusharu hakkab närviliseks muutuma selle ees, mis järgmisena tuleb. Vaata, 115 miljardi dollari rahapoletamise tempo. Tehisintellekti mull just lõhkes. Et teada saada, kuidas tehisintellekti revolutsioon kukub läbi ilma mingi võitluseta, vaata seda videot.